Riigikogu liige Kalle Laanet sattus uurimise alla justiitsministrina ja Riigikogu liikmena, kui ta aastatel 2022 ja 2023 esitas teadlikult Riigikogu kantseleile ja justiitsministeeriumile üüriarveid temaga seotud isiku ettevõttele. Selliselt tasuti üüri suurusjärgus 13 000 eurot. Täna tegi Harju maakohus selles kaasuses otsuse. Teinud siis otsustuse, millega tunnistab Kalle Laaneti süüdi karistusseadustiku paragrahvi 209/22 järgi ja mõistab talle karistuseks vangistuse 1 aasta ja 4 kuud. Lisaks peab Laanet tasuma Eesti Vabariigi poolt esitatud nõude, mis on üle 16 000 euro, millele lisandub veel viivis. Samuti menetluskulud summas 1328 eurot. Kohus leidis oma põhjenduses, et nii Riigikogu liikmena kui ka justiitsministrina peab olema tal piisavalt selge, kuidas selliseid tehinguid teha tohib. Nimelt üüris ta Tallinnas korterit abikaasa poja ettevõttelt. Laanet aga lubab edasi võidelda. Igal juhul appelleerin selle kohtuotsuse. Igal juhul? Jaa, täiesti selgelt, et apellatsioon. Mul kerkis pähe selline mõte, kui see asi ükskord või kunagi avalikuks tuli, kas ei oleks mõtet olnud kohe need arved ära õiendada ja võib-olla minna kohtuvälisele tee? No esiteks on see väga selgelt prokuratuuri ühe endise peaprokuröri kättemaks, sest prokuratuur, mida me tegime korduvalt taotlusi kohtuda, selgitada asjaolusid, siis prokuratuur selles osas ei nõustunud, nii et seal ei olnud muid võimalusi. Me oleme enda kaitsepositsioonis olnud veendunud algusest peale, olen veendunud selles ka täna kohtu põhjendusi kuulates, nii et kindlasti esitame apellatsiooniteate, kaebame edasi ja see vaidlus jätkub. Prokuratuur taotles selles kriminaalasjas Laaneti karistamist lausa 1,5-aastase tingimise vangistusega, mida ei viida täide, kui Laanet 2 aasta jooksul ei pane toime uut kuritegu. Prokuratuur on selle otsusega kindlasti rahul. Kohtunik kuulutas täna otsuse resolutiivosa ja ühtlasi põhjendas suuliselt, miks sellise otsuseni jõuti. Nendest põhjendustest oli selgelt aru saada, et prokuratuuri süüdistusega maakohus nõustus ja kinnitas ka selle tõendatust. Mis puudutab karistust, siis maakohus mõistis praktiliselt sama karistuse, mida prokuratuur ka küsis. Kohtus vaieldi väga pikalt selle üle, kas Kalle Laaneti abikaasa poega võib samastada ta enda pojaga. Kohus leidis siinkohal selgitusi seadustes ja tunnistas, et ta ikkagi kuulub lähisugulaste ringi, kellega selliseid tehinguid sõlmida ei saa.